Tere kõigile, on reede õhtupoolik, Genfis on imeilus ilm ja ÜRO peasekretäri nõuandev koda relvastuskontrolli alal lõpetas oma töö. Nagu te näete, on mu selja taga ÜRO peahoone Genfis ja lipud, kõigi ÜRO liikmesriikide lipud. Võib ju küsida, mida me arutame praegu, kui Ukrainas käib sõda ÜROs relvastuskontrolli. See nõukoda on tegutsenud ÜRO peasekretäri juures juba mõned aastakümned ja selle koosseis vahetub pidevalt. Nii et praegu on minul võimalus olla 16 eksperdi seas, kes esindavad väga erinevat tausta, erinevat geograafilist asukohta ja kes on kutsutud nõustama ÜRO peasekretäri. Nii et ühelt poolt tuleb tegeleda laia pildiga, mis toimub täna maailmas, aga loomulikult ei saa üle ega ümber sõjast Ukrainas. Ka selle üle toimus meil mitmeid väga teravaid arutelusid ja fakt on see, et meie grupp kokkuleppele ei jõudnud. Vene poolel on oma seisukohad, läänel oma seisukohad ja paljud riigid või paljud eksperdid seisukohti ei väljenda, vaid neil on mugavam olla niimoodi, et nad kellegi poolt ei võta. ÜRO on selles mõttes läbi kukkunud. Mitte ÜRO tervikuna, mitte kogu organisatsioon, aga peamine funktsioon, milleks ÜRO loodi, rahu ja julgeoleku tagamiseks. Nii et ma arvan, et täna Kiievis ukrainlased enam ei loodagi ÜRO peale. Nad vaatavad pigem Euroopa Liidu, nad vaatavad NATO suunas. Ja ometigi on ÜRO täna asutus, kes suudab veel läbi rääkida turvalisust Zaporižjes. ÜRO on asutus, kes suudab läbi rääkida viljavedu ja kes on olnud edukas mitmes teises valdkonnas, mis jäävad väljapoole rahu ja julgeolekut, haridus, näljahäda, keskkond ja seda võib jätkata. Me peame esindama oma aruande peasekretärile juunikuus. Mida me praegu saime öelda? Me saime öelda, et ÜRO ja peasekretäri usaldus nii ÜRO kui ka peasekretäri vastu on vaieldamatult langenud. Ukrainlased võivad õigusega küsida, kus on täna ÜRO, kui toimub tsiviilisikute ränk tapmine, kui toimub sõda, mis on vastuolus ÜRO põhihartaga ja kui toimub sõda, mida alustas ÜRO alaline liikmesriik, julgeolekunõukogu alaline liige, riik, kes peaks kaitsma ÜRO põhikirja ja ÜRO väärtusi. Juhtisime peasekretäri tähelepanu ka sellele, et lähiajal on oodata eskalatsiooni. Lähiajal on oodata, et Venemaa hakkab Ukrainat ründama veel suuremate jõududega, mis aga tähendab seda, et tulevad uued ohvrid, tulevad uued kannatused. Ja palusime, et ÜRO peasekretär teeks kõik temast oleneva, et olukorda nii palju kui saab lahendada vastavalt rahvusvahelisele õigusele, mida ta on ise korduvalt nimetanud, et vältida humanitaarkatastroofe ja jõuda rahuni. Aga rõhutan veel kord, nendes piirides ja nendel tingimustel, nagu on kirjas ÜRO põhikirjas, nagu on kirjas rahvusvahelises õiguses ja mille eest seisab praegu Ukraina. Nii et ma olen lennuki peale, lendan koju, homme olen juba Kehtnase Järva kandis kampaaniat tegemas, nii et vaadake Facebooki ja tulge sinna, kui tahate rääkida elust Eestis, aga ka rahvusvahelistel teemadel. Olge terved ja kohtumisteni!